Et ega mul nagu fotoga eraldi polegi vaja. Väärikalt tänast päeva ja tahaksime avada selle ratsamonumendi Vabadussõja võidu ja taasiseseisvumise auks. Ja ma annan sõna Eesti Vabariigi kaitseministrile Margus Hansonile. Kallid kaasmaalased, kõigepealt head taasiseseisvuspäeva ja seisame Püha Jüri monumendi jalamil. See mees, Püha Jüri, on olnud läbi aegade sõjameeste sümboliks, nende kaitseingliks. Sümboolne lohega võitlus on aga näiteks meie sõpradel, rootslaste juures omandanud taasiseseisvus võitluse juhi Sten Sture näo. Miks mitmeks? Ja seetõttu oleme me jõudumööda toetanud ja toetamas ka edaspidi neid monumente. Täna võime olla Jumalakojas. Ken-Marti Vaherit. Ja ma paluksin teid avada see mäletusmärk.
Ei, sellega nad sõidavad ämbrid on nüüd sees ja küllap paari päeva pärast korrigeerivad ämbrid ja esimese rünnaku me tõrjusime, see ei õnnestunud ministrite komisjonist. Võeti seal küll aluseks või lähte aluseks jalast planeeringuks ja peaminister annab enda parim. Jah, ma ei taha teid kutsuda üles mingisugune revastatud võitlusele. Pentsik. Kuid küsimus on selles, et riigikaitsemudelit ei valita tõepoolest moel, et keegi täiendab teist kogu kohta. Välja on olemas mingi ohuhinnang, millega me ei ole tutvunud. Ja seetõttu meil on raske nagu otsustada dokumendi üle, millel puhkide ei valge. Algul on täiturina, puudus isegi erakonna liider, et Eestis ei ole vaja kaitseväge, piisab paarisajast hästi välja õpetatud mehed, sest Eestile Euroopas ei ole täna ega lähitulevaks mingit ohtu. See on Jaak Allik. Jah, ei, ma olen temaga võidelnud küll avalikult ja ka suve läbi. Ma tõepoolest arvab nii, et ma pidin Nõmme malema meeskonnas olema. Te võite oma laua vähe kaugemale tõmmata, kui tulete liiga. Ma äkki saaks piiluda seal. Ei ole mõtet, et keegi jääb seina jääb istuma. 4 või 5 võib olla, jah. Aga siin on 3 ainult. Ma sinna saab veel ju. Ei, no ma räägin, konkurentsi tekitada. Me saame veel ühe meeskonna tekitada. Arvo on veel... No aga ootame siis natuke veel 5 minutit. Ma räägin kuulame nüüd kõik vaiks. meest. Ma ei tea, tähendab ilmselt veel osa rahvast tuleb juurde meil, kadate. Temaatika on sõjaline, sõjalis-ajalooline, sõjalis-muusikaline und so weiter. Ja tähendab, küsimused on seotud valdavalt Eestiga, mitte Pärnuga. Küsimusi on kokku 15 ja nad moodustavad nagu 3 blokki. Ja noh, vaheaegu pole vaja teha eriti, sellepärast et oleme vabas õhus, suitsu saab teha, oleks pannud seal toas, oleks pidanud välja jooksma, kui suitsu tegema. Ja kui nüüd peale 15 küsimust ei ole selge, kes siis esikohal on, siis esitame vastavalt lisaküsimusi. Lisaküsimuseks on arvküsimused. Mis on? Ahah, selge. Nii et lisaküsimused on arvküsimused. Kes vastab täpsemalt või täpselt, see on siis võidumees, eks ole. Lihtne loogiline. Aga tähendab, et asi oleks natuke huvitavam ja mängulisem, olen sisse viinud ühe väikse muudatuse. Tähendab, iga võistkond mõtleb nüüd omale nime praegu ja saadab selle lauda ära ja kirjutab ka nendest teemadest ühe, mida ta ei taha vastata. Need teemad on teil seal ees, 15 teemat ja kirjutab sellele samale paberile, kus on võistkonna nimi, selle teema, mida te ei vasta. Punkte ka ei saa. Kõik on võrdses seisus, kuna igaüks loobub ühest teemast. Peab loobub ühest teemast. Võib-olla, et teha nüüd teie üks hetk tähelepanu, et hakkasid juba valima teemasid. Kuidas loobuda? Enne seda ma kommenteerin. Küsimused on lihtsad. Ühes teema number 5. Loobume sellest kõik. Mida kõik? Selleni kohe jõuame. See on minu jaoks. Oota, kas see on ühiselt või iga meeskond? Lubeldasite, kuid juhuslikult ei teadnud selle vastust õigesti, mis te saate, tähendab, see oli 3 punkti küsimus, te saate -3. Vastused lähevad. Nii et väärtused on seal kõik kirjas. See natuke teeb asja huvitavaks. Kus me paneme võistkonna nime, kuhu me kirjutame? Sellele väiksele paberitükile. Ja sinna peale kirjutage ka see teema, millest te loobute. See on teisele tükile. Samal tükile. Samal tükile. Tegelikult ettepanek tuleb veel. Nii, Jüri. Kõige targem on hakkama. See saab võistkonna nime. Jah, see käib sinuga kaasa. See käib minuga kaasa, jah.
tegin väga lihtsalt küsimus. See on olemas kõik. See on kõik olemas. Kõik on olemas. See on kõik olemas. Ma ootan praegu võistkonna nimed ja teemad, millest te loobute. Kas andsid meie kirjapäeva? Sa võtad siis siia. Vastuse aeg võtab lähedal. Teine on ka suge uina-muina. Ja tuntud laul. Kirjutage number või teema, mul ükstapuha. Number oleks parem. Küsimuse number näiteks. Mis nüüd toimub? Ma ei tea. Meie vastus on ette. Meie vastus tähendas ka. No kuulge. Nimi ja mingi arvet. Tähendab, süsteem on väga lihtne. Garanteerin, et mängu lõpus sattunud Sookoll loobus teemast number 14. Teine võistkond on Pärnakad, loobusid teemast number 6. Kolmas võistkond on Ferdinand, loobus teemast number 12. Ja neljas võistkond on Nõmme ja loobus teemast number 8. Nii, alustame. Esimese küsimusega. Kes soovib tuubeldada? Kui te hästi vastate, saate 2 korda rohkem. Üldvali saate miinust. Nõmme! Nõmme tuubeldab. Minut. Nii, rohkem teised ei tuubelda, eks ole, jah? Küsimus on väga lihtne. Tähendab see, seda küsimust arutati isegi täna, tähendab siinsamas sellel terrassil. Tähendab küsin, et millises auastmes alustas Johan Laidoner ehk meie Kaitseväe ülemjuhataja Vabadussõja päevil. Millises auastmes ta alustas ja millises auastmes ta lõpetas Vabadussõja? Millal ta Vabadussõja. Kus kohta astust tuleb kirjutada? Paberlehed on teil seal, oma peal väiksed. Kirjutage peale, kes te olete ka. Ja kirjutage, tähendab, võistkonna nimi nüüd palun peale. Käekirja proovi ja vist ma teile selgitan. Oli siuke terve. Vabadussõja lõpetas. Vabadussõja. No ei ole jama. Tõnisson oli täiskokku hommikul, ta tõstati ette. Aleksandr Tõnisson oli täiskokku hommikul, küsis üle, aga Laidoner väljakaubaldis. Vabadussõda algas 28. november. Mida nad jõusid tõsta? Ei, siis ta oli Venemaal, käis vahepeal Saksa okupatsiooni ajal, läks ta Venemaale varsti. Siis ta oli eraviietus. Ja siis ta tuli detsembrikuus, detsembri algust tuli tagasi. Kas ta oli sel hetkel olnud polkovnik või polkovnik? Minu arust oli polkovnik. Alustas alampolkovnikuna. Just. Oleks lugenud õigeks ka vastuse kolonel. Ja lõpetas kindralleitnandina. Seega punkte Sookoll 1, Pärnakad 2, Ferdinand 2 ja Nõmme tänu tuubeldamisele 2. Ohoh, 2 saidki tuubeldamisele. Ise tuleb, minu näol. Tuubeldamise kohta ka küsid? Küsin ikka. Laulu tuubeldamine. Kas tuubeldate ka? 2 laulu seda. Tähendab mängu jooksul 2 korda. See oli muidugi reglemendis kirjas ka tegelikult. No siin on niimoodi, et õige vastus on 2 punkti, nii et väga tuntud laul. Ei tunne asja. Olete meeskonnas, ei ole? Selle nime teate heliloojad kaasa, ma ei küsi. Riskime. Elame praegu enam tubelda ei saa. Teil on vastus, tähendab küsimus on lauas. Enne kui küsimus alusel. Peab laulma või piisab ütlemisest? Pane sulgudesse Eesti ka. Edasi.
Kidra kaasas võiksite laulda. Normaalne. Kõik on vastanud, Sulev lauab. üle oma võime. Seda pildi küsimus aastast 1984. Traistroof ei ole. Valepidi on ees. Kui me teeme nood, siis pole midagi parata. Ega me ei saa endale mingit valget välja. Tähendab, ühe võistkonna suutsime ikka ära lollitada. Tähendab, mu isamaa on minu arv. Aga mitte mu õnn ja rõõm. Tähendab, punkte tuli siis järgmiselt. Ferdinand sai 0, ülejäänud sai 2 punkti. Natukene jah. Ei saa öelda, et see raske küsimus. No üks on ikka süüdala. Põhin on süüdlane. Ei ole okei, see on algus hakkama. Kuidas see stroofi teelik välja? Arm või? Võimalik saada 3 punkti. 6 punkti tähendab. Noh. Kes riskib? Ei riski keegi. Jänesed. Kui 2 korda ainult saab, mis me oma viimast korda ei. Tähendab, küsimus on teil laual. Millise eestrinnaga on tegemist? Oleks orienteerunud. Ohvitser peaks teile kaarti tundma. Kes tahab tuubeldada relvastuse küsimus? See on Sookoll tuubeldab. Sookoll tuubeldab. Ta nägi ka, mis Püstel vilt. Võinud südame kohale kasju. Püstel vilt. Mis see püstel on? No igaüks on erinev. Sookoll tuubeldas, üles ei tuubelda. Tuntud ilus isu, ilus asi. Oleks seda käes võinud, kellelgi on ta kaasas. Inglased ütlevad selle kohta. Fill the blanks. Jah. Panused. Tuubed ei tule. Nii. Palun hetkeks tähelepanu. Ma loen ette ühest kirjandusteosest mõned read. Hommiku hallis ahas liiguvad reed rinda poole. See on rügemendi uus täiendus. 40 härmatanud ja tuiskinud meest, kelle enamik pole sõda näinud ning püssigi on hoidnud käes vaid mõned üksikud päevad. Mõni kõhetu koolipoiss, kes on rukatud vabatahtlikult rindele ja külmetanud õhukuses palitus ja kindades, vaenlas iga kahuri kauge kõmina juures tõmmates pea kiiresti õlgade ligi, mõni talumees järvanahast jopes ning vanades, lohisavates säärikutes, vaadates oma hallide ning otse kui luitunud silmadega sinna kauge metsa poole, kus kostavad enne kuulmatud raginad. Mõni maailmasõja läbi teinud sõdur, uhkeldades Vene hallis sinelis, papahvas ja säärikuis ning tundes, et seetõttu tähtsana. Mõni sulane või pops, kes poolpaljana on tulnud kodust ja lootnud riigi rikkalikele varustusele, kuid saades vaid pool lagunenud püssilagu, on õnnelik sellegi üle ja kõlgutab nüüd mõtlikult tumesama pasteltise auto. Aitab vastu. Kui soovite, mul on veel. Midagi veel. Tähendab, 3 punkti, kui toote praegu ära. Või nad kõik pani saame. Äkki korratas võid küsimuse pärast panna. Mul on kahju, aga see selle asja mõnu on. Kailit isa tema. Nii, tähendab, staabiülem lööb nüüd punktid kokku. Meil on esimene 5 küsimust läbi. Ja sina istu sinna, kus sul ruumi on. Nii, Sookoll 9 punkti. Pärnak ka 10 punkti. Ferdinand 8 punkti. Nõmme 10 punkti.
Nii, vaheaega te ei taha ju nii? Kuidas tundub? On liiga raske või? Vaatame edasi, vara öelda. Okei, tähendab järgmine küsimus. Tähendab, 6. küsimusest loobusid Pärnakad, nemad ei vasta. Ärge pingutage. Tähendab, kes tahab duubeldada? See on Lätiga seotud küsimus. Ei, saame läbi Lätit on segi. Kui me teame, siis me ütleme kõvasti. Siis teete Eestile kellelegi hea teo. Kõigile teistele. Keegi ei duubelda. Okei, küsimus on järgmine. Tähendab, lätlastel olid kah omad ülemjuhatajad ja peaministrid ja küsime nende nime. Tahan teada 2 nime. Tahan teada, kes oli Läti sõjavägede ülemjuhataja alates 16. oktoober 1919. Need oli rohkem kui 1. Küsin seda, kes lõpetas selle sõja ära. Ja kes oli samal ajal Läti vabariigi peaminister? 2 nime. Pane Urmani. Ei, esimene oli... Ootan 2 ilusat Läti nime. Pakkume, me rohkem on välja. Pärnakad, kas oleks teadnud seda? Ulmani päevaks kaud siela. Ale! Ei, ära see. Laima vaikul. Jumpski. Anname ära. Kausis. Panused. Te ei pea duubeldama, kui taha. Panused. Aga te võite duubeldada mängu jooksul 2 korda. Kas see on laulu? Kas see on laulu? Muusika küsimus tuleb lauda. Teil on seal 2 muusikut korra. Noh, viimane moment, duubeldada. Ei. Lõpuks siukse karmi piirangu ette, noh. Paluks kirjutada selgelt, et lugeda ka saaks. Tähendab, see ongi otsus, kirjutage sinna, seal on 3 tühja kohta. Seal laulu sõnade sees. Õiged sõnad siin asemele saate 3 punkti. Selgelt kirjutage. 2 õiget, 2 punkt, 1 õige, 1 punkt. Ei. Aja jooksul saab muuta. 2 punkti seal. 2 on veel, 2 on 1. Nii, rehkendab, ma ütleks, kas see Jüri ja Jumala kiituseks sellise asjad, tulin kiriku juurest mööda, rahva summ sagib seal ikka edasi. On, jah? Loojub väikese kirkusel, mitte ainult see ratsalik oli naudita, vaid ka see elajas on mõnus seal tiputas. Ja ka sa vaatad, mõõk on juba kadunud, kurat, 1 voda ka juba ära läinud. Rahvas aske mõõk käib sisse. No nii. Sookoil ootame teie lupukust. Lennupostiga. Vastused lennupostiga. See on Šveitsi sõjatuvi. Tähendab, üldiselt on ju saadud 2 punkti ja 2 punkti ja 1 punkt. Mis see tähendab? No, Sookoil... Nõmme alla on see märk. Meil on mingi Kihnu viisid. Oota, 1 on puudu, jah? 2. Nii, Sookoil 2, Pärnakad 2, Ferdinand 2, Nõmme 1. Õiget sõnad ütleb saab üle. Laul peaks olema kaugel linnast, vastus metsas, seisab sõdur valvel seal. Vaevu sõitsvad roosid nelgi. Ja siis on edasi nõnda sobeb tõotanu. Enne seda vähemalt 3 nime. Suur tõll oli teatavasti see aeg, millega toodi neid
Soome vabatahtlike Eestisse, Põhjapojad näiteks olid seal laeva peal ja 2-3 pärast tuleb välja, et on veel võtnud. Äkki ma olen Pobravis olla mingi teine asi. Sarnus ja Genessen. Anna Ahmatova. Äkki kurat Pobravis. Need on ammu põhjas kõik. Jermak ja Ilja Muurovets. Aga tähendab, õige vastus on vähe teistsugune, loe ette. Saar Mihhail Fjodorovitš, Volunets ja Väinaväiner. Ma tegin ühe väikse vihje ka, toodi neid, tähendab Soome abi, siis ta oli Väinaväiner. 2 on meil, jah? Nii. Üheksas küsimus tuleb. Punktid lugesid täpse, jah? Punktid 0, tähendab Sookol 0, Pärnakas 0, Ferdinand 2 ja Nõmme loobus. Nii, küsimus number 9 on relvastusest. Kes tahab tuubeldada? Relvastusest. Kirjas seal laua peal. Vaadake, seal on, tähendab, teemad on kirjas. Aga nii, kes tuubeldab ei saa, ei kuuli pähe. Jah, hüppab järve. Järv on sigli. Võitjad on mõjuda sellest kollasest võidu. Saab kokku selle mudel ei peale. Kuule, aga proovi uuesti. Siit oli teisele poole. Seda ei saa reklaamina kasutada. Pobra oli ikkagi vale siis. Kena Pobra. Tallinna kuradi. Nii, tähendab, teil on need sõjamehed siis 16. sajandist siin ees ja nad kasutavad, neil on õlal üheraudsed haakpüssid. Haak ehk konkspüssid. Ja küsimus on, milleks see haak või konks kinnitati selle püssi esiotsa külge. Kohe kuuleme, juba hilja. Pärnakas on kuskil kuradi katlasse otsa. Tähendab, õige vastus oli loomulikult, nagu te isegi ära ilmasite, selleks, et pehmendada või vältida tagasilööki. Ja see konks kinnitati, kas müüri taha, eks ole, või mingi toe taha või üks ta koha puhul. Krooni maksime sisse, nagu Erna. Kirjandusküsimus. Kes tahab kupeldada? Kirjandusküsimus on väga lihtne. Aga võib-olla on väga lihtne. Poeg on sõjaväelane. Tuubeldate rätsepa poega, jah? Okei. See on Pärnakas. Meie praegu maha. Küsimus on äärmiselt lihtne. Oskar Luts, meie kõigi lemmikkirjanik, on loonud ühed surematud protokollid, eks ole. Raja Teele ja Joosep Toots ja tähendab, aga üks rätsepa poeg hukkus vabadussõjas. See oli Jork Aadniel Kiire noorem bänd, mitte kõige noorem oli Bruno Benno Bernhard. Tal oli üks keskmine bänd ja siis oli Jork Aadniel Hendrik Kiir. Ma küsin 3 nime. Selle vabadussõjas langenud Jork Aadniel Kiire venna 3 eesnime. Tähendab, ärge pakkuge Bruno Benno Bernhardit, sest see oli see, kelle ristsetel seal kõige noorem, jah. Pakkuge seda vähe vanemat. Siis Kiire pulm oli siis see vedaka keeras ja praepanni kummuli veel seal peal. Ja oli mul puitrikke ka, aga tähendab, ta langes vabadussõjast. Ja tähendab, kui te mäletate. Ei, rohkem puutumist ei olnud kui maa tagastada ainult. Mitte see vend, see narr. Tähendab, pakkuge üle välja. No ilmselt tuleb välja pakkuda mingid saksikuid nimed, eks ole. Mingi Georg ta oli kogu. Ja muidugi Jork oli tegelikult Georg, eks ole. Georg Aadniel ja Hendrik. Neid nimesid ärge pakkuge. Ja Bruno Benno Bernhard ütleb osa. Midagi öelda, las jääb üks nimi. 2 nime võid sõna. Kuue õuna eest parevad nimed. Ferdinandi käest ootame vastust. Kurat, see lõpuks oli nime peal. See on nende võistkonna nimi. See loeb.
Ütle õige vastus ka. Ega ma ise ka ei tea. Nimi oli peal 3 tähendab, Friedrich oli õige. Oli Viktor õige. Ja oli Ottomar, mitte Otto. Võrgu ära. Ottomar. Tähendab, seis peale 10 küsimust. Staabiülem kannab ette. Seis peale 10 küsimust on Sookoll 11 punkti, Pärnakat 16 punkti, Ferdinand 16 punkti ja Nõmme 14 punkti. Mul oli puudu üks küsimus. Kes tahab tubelda? Ja see tuleb sellest viimast, mis meil täna kätte jääb. See tuleb siis. Kes julgeb tubeldada? See küsimus tuleb praegu siit. Nii, ja teema on langerõttu mäletuseks. Langerõttu mäletuseks. Ja ei vaata praegu, ei vaata. Nii, keegi ei tubelda. Tähendab, küsimus on 2 punkti küsimus. Ja küsin Tartus taasavatud Kalevipoja kujul skulptorit. Esimene ja teine. Seda ma tean, jooded on ka. Esimene ja teine. Ei, ma läks pakki ka. Saime vastuse. Pool punkti võiks selle teise eest äkki. No seal täitsa palju õige Palju oli õige. Osa tõde on seal. Ajakirja tuleb lugeda, mitte kaasas kanda ei jagada. Tead, ma olen niuke müügimees, et ma ei teagi, mida ma müün. Aga seal oli ikka osa tõde kohe mehed, olge nüüd ausad, kurat. Veerand punkti, noh. Osa tõesti tuleb. Täitsa õiges suunas ei mõtle. Kui need punktid olid? Mis suunas? Ei tea veel. Sookoll, ootame teie järgi. Kallid välja. No kui ei tea, ega välja ei mõtle. Kallid. See esimene oli veel natuke noorem. Ma ütlen ette neile. Et kui poleks olnud teda, siis oleks tulnud välja mõelda, jah? Ma arvan, et me loobusime oma trumpist. Jah, aga võib-olla küll, jah. No nii. Adamson on loomulikult see mees, kes tõi need punktid ära. Nii et kõik said 1 punkti. Ja tähendab teine, selle taasavatud ausamba autor on Ekk ja Väli. Mida vist, ma ei tea. Maha vist ei võeta. Kui see sellised ei, aga sinna vastata ei või. Mis jääb äkki pool punkti? Esimeses salmis. Seal laupäeva õhtuselt lõhnavad kased, kui nendesse vajutad näo. Pange üks sõna kirja. Üks sõna kirja. Esimene salm. Korda veel. Seal laupäeva õhtuselt lõhnavad kased, kui nendesse vajutad näo. Nii, järgmine. 3. salm. Miks muidu su huuled ja õheta palenite sarnane näib? Selle koha peal tuleb sõna. Miks muidu su huuled ja õheta palenit sarnane näib? Me ju tuubeldame siin oma ette. Oota, las mõtlevad. Ja 3. on veel. 3. on sellisel heinamaal peamegi pidu, kus Marik Koidule ulatab käe ja kõikide mõtteid ja sidund. See tööde ja rõõmude küllane päev. See ei ole vist väga raske küsimus. Kuule, kui neid niiviisi lauldakse, siis on see väga raske. Varem käest. Varem hääled. Võta eelkord seda. Võta ilusega. Anna see tekst meie kätte. Anna see tekst meie kätte. Või täna anda? Mäletused kätte endale. Nii, tähendab, need, kes vastasid, teil on... Oota nüüd, vastan teil ju. Tegelikult on Ferdinand, teie olite mänguvabas. Aga me ikka töötame. Aga me vastusime ikka. Annan minuti veel juurde, tähendab, annan 20 sekundit juurde veel. Mõelge veel, ma kurat siin 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Andke nüüd ära.
see on elus on ikka tüüpnali on see, et ei tea, millest on juttu ja siis loobus aga küsime siin mõtleme, kas me tuubeldame. lõpus tuubeldame. Ja ongi 3 küsimust ongi jäänud. Kas nad ongi jäänud? Õige vastus on see, et esimeses salmis on see, kui nendesse vajutad hõõguva näo. Siis 3. salmis on see, miks on huuled õetab vale, nii õunapuu õiele sarnane näid õige. Siis on kõikide mõtted ja toimingud sidun. Nii et. Olime kõik. Aitäh. Ja küsimus on sellel tahmapildil ulukogul te näete ühte sõjalist operatsiooni. Ja me tahame teada, tähendab, igal sõjalisel operatsioonil on mingi toimumise aeg, mingi eesmärk ja ta on seotud kindlasti mingi kohaga, eks ole? On ju niimoodi? Noh, inimesed saavad täpselt aru, seda me veel vaidleme. Kas kuupäeva ma kirjutan millal ka või? Ei pea, kuupäev. 500 kroonid Titanic 1912. 1914 Titanic. Aga see on väga kindel ja konkreetne sõeloperatsioon. Jah, 6, need on täiesti õige. Tähendab, Nõmme sai suurepäraselt küsimusest. Tähendab, Dessant, Utria ja jaanuar 1919. Palju? Tupelt Toepunktid kätte. Meie ja teie oli. Sookoll 3, Pärnakas 2 ja Ferdinand ja Nõmme mõlemad 6 punkti, kuna tuubeldasid. Nii, tuubel läks õigesse kohta. Nii, tähendab, Nõmme, juhin tähelepanu, Nõmme on nüüd ära kasutanud oma tuubli. Tema rohkem tuubeldada ei saa. Siit tugu. Teistel on võimalus. Teistel on võimalus. Nii, küsimus number 11. Sookoll on mänguvaba. Nüüd võid küll. Nüüd pole midagi kaotada. Ja küsimus... Tuubeldame. Nii, tuubeldab Ferdinand. Sookoll läks endast välja. Ei läinud. Ferdinand tuubeldab. On ahti pudel, kurva. Ei tee selle lahti, see ei ole see. Ega ei tea, tähendab. Ega ma ka lolli. Nii. See oli kui te küsimused teil Kuule, Staadile. Tegeleks siin valede asjadega. 500 krooni trahvi. Punni maha õllepudeli, see on ju kohe küsimus. Lõpeta ära. Kaasake see mees ka küsida. On kellegi püstolit on kellegi? Nüüd tuli Vlassov. ikka pead pärnakad appi tulema. Kogemusest teha. Peab joomata ka kui pärnakad. Kahepala esitaten Me tuubeldasime. tema vahepeal ei mõtlesid tegelikult. Tähendab, punktid olid eelmise küsimusest, oli Sookoll 3. Ei, seda küll, kes juhis? Ei, praegu ei ole veel ju... See on küsimus number 11. Tuubeldame ikka. Liivimaa oi-oi-oi, nagu need tämmad ja äiad ja oi-oi-oi. Ja küsime ühe tuntud väepääliku kohta, kelleks on Ivo Schenkenberg. Ja ise ta enda kohta kirjutab, tähendab, oma nime ta hääldas niimoodi, Iven Schenkenberg miskipärast. Sündinud Tallinnas, sündis 1549, see oli 1579. Küsime, mis oli ta hüüdnimi sõjatealikuna? Tema vanemad olid, isa oli Christopher Schenkenberg, tema Gertke von Demmerke. Oot, küsimusi on tunduvalt rohkem. Ma tahan 3 küsimusi. Mis on ta hüüdnimi? Tähendab, kelleks pidi saama, kui poleks tulnud ette Liivisõda. Tema amet. Tema amet. Ja 3. küsimus on, kuna Tallinna raad usaldas talle 1576. aastal talupoegade lipkonna juhtimise ja nüüd on tsitaat, arvult üle 3 punkti tugeva. Seda lipkonna arvu. Saad aru, seal on üks täisarv. Arvult üle, Tallinna raed üritates kirjas. Tema lipkonna suurus. Mitu meest tal oli? Mitu sada. Eksimist ma ei ole. 4. Panime keskmise. Järves olus mingerda. Eelmine läks väga hästi.
7 ja 6 punkti siin. Selle vabadus sellega vastasime ära praegu. Nii, tähendab, Nõmme andis korrektse vastuse, kuid teenis sellest 3 punkti, duubeldajad teenisid 4 punkti. Õige vastus oli lippkonna suurus oli arvult üle 400. Müntmeister ei saanud enam. Ei saanud 2. Ja tähendab, hüüdnimi oli Hannibal. Nii, tähendab, viimane küsimus on Tartu rahust. Kes tahab duubeldada? Ainult soo küll saab. Kes saab? Me ostame ära. Müüge duubel. Me ostame ära. Küsimus on järgmine. Tähendab, ma loen selle ette. Ja see on rahulepingu lisas number 11. Rahuleping Eesti ja Venemaa vahel. Eesti ühelt poolt ning Venemaa teiselt juhitud kindlast tahtmisest nende vahel tekkinud sõdu lõpetada, otsustasid rahuläbirääkimistesse astuda ning võimalikult pea, kindla, ausa ja õiglase rahu teha ja määrasid selleks oma volinikkudeks Eesti Demokraatliku Vabariigi Valitsus, asutava kogu liikme Jaan Jaanipoeg Moskva, asutava kogu liikme Ants Jaanipoeg Piipi. Piipi, jah. Noh, Piipu. Piip, jah. Asutava kogu liikme Mait Aleksandri poja Püümanni, asutava kogu liikme Julius Jüri poeg Seljamaa ja kindralstaabi kindralmajori Jaan Tenrichi poja Sootsi ja Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi Rahvakomissari nõukogu, ülevenemaalise tööliste, talupoegade, punaväeliste ja kasakate saadikute nõukogu täidesaatva keskkomitee liikme. Korrat. Kasakad. Nii, kes oli? 2 etappi olid. Perekonna nimi ning Riigikontrolli rahvakomissariaadi kolleegiumi liikme nimi. 2 nime. Eesti poolt oli 2 nime, jah? 2 nime, 2 punkti. Urra, tavaris! Asendasid ühe etapil tuli teine 1 nimi. Mida ma küsin? Kes kirjutasid alla Tartu rahule? Aga nad olid üks asendast teise. Kes kirjutasid Tartu rahule alla Venemaa poolt? Lenins oli ka vist seal. Khrushchevski. Kõrnakat vastasid 183, õige vastus 105. Igavene juha meeldub. Lähema juurde sellele sõjale. Auhinnaks on saun. Ja lõpptulemus Ferdinand esimene koht, Nõmme teine koht, Märkakas 3. ja Sookoelis 4. Kui oled viitsike, tähendab Ferdinandil on raske kaalutamine kurat. Suuresti. Lutsu küsimus oli kõige parem. Lutsu küsimus oli kõige parem. Lutsu või Paldi?